Kell on praegu 9:30, ma olen Karksi nuias ja teate, kuskil poole tunni pärast teeb lahti siin Krossi pood oma uksed. Ja kui Coop paneb üle maa siis neid poode kinni, siis Kross teeb hoopiski lahti. Ja vaadake, kui nüüd tähelepanelikult siin ringi vaadata, siis inimesi koguneb. Küll ei ole nad siin ukse taga järjekorras, aga nad istuvad siin autodes. Nii et lähme teeme proovi, vaatame, kus kandist nad siis siia nii vara tulnud on. Uksid lahti ootame. Võib-olla saab midagi paremat. Me iga Krossi poe avamisel käinud ja Kilingi-Nõmmes olime temaga ja Abjas olime ja Mustlas olen käinud ja Nuias ka tuleb ära käia ju. Aga oli ikkagi vaja tulla ikka pool tundi lausa varem siia ukse taha või? No kuule, me 5 ei tulnud, siin osa võib-olla olid kella 5 juba. Me pääseb muidu löögile, kui me varem ei tule. Aga arvate, et midagi head paremat tuleb? No midagi ikka näitatakse. Ma olen kogu aeg Krossis, ma käisin kogu aeg Abja Krossis ja Viljandi Krossis. Aga siin nüüd on ligemal käia. No mis te arvate, kas täna tulevad mingid väga head pakkumised ka? Ei, kuule, mina ei vaata seda suht. Aga tal on lihtsalt paremad tooted. Ja väga hea, et ükskord ka odavam kaup, kus meie kandis on. No teil on siin muidu Coop, et ei ole sellega rahul, et ikkagi Kross on parem või? No Kross on ikka palju parem. Enne käisin Appi ja nüüd on ligedal. Tere, prouad! Tere! No miks nii vara Krossi poe ukse taga? No kui enda külas avatakse pood, siis tuleb tulla. Loodate ka täna siin mingit sooduspakkumisi, mingit uut kaupa äkki? Ikka loodame, sellepärast, et tuli ju reklaam koju ja midagi ikka pakutakse parema hinnaga. Natuke varem jah, ma ootan, kuni helikopter kohale tuleb. Mulle väga meeldib, et ta isiklikult tuleb kohale. Et ma ei tea teisi poode, kus avamine on olnud, et kõige kõrgem ise kohale tuleb. Kõige kõrgem ise? Jah, just nimelt, Kross. Teie nägudest on tunda, et teile teeb see ka rõõmu, et me tulime. No Karksi nuias on muidugi ka emotsiooni pealt, sest mul on isa kodu on siit samast paar kilomeetrit eemalt. Ja see oli üks põhjus. Kuid ma ei ütleks, et ta nüüd emotsiooni pealt, et ma peaks kahetsema. Et Abja näitab meile, et me väga hästi saame oma müügid tehtud. Ja ma ütleks, millest kohalik rahvas võidab, on konkurents. Ma ei taha Coopile midagi ette heita, sest kui me oleks üksi kuskil piirkonnad, siis paratamatult konkurents puudub. Nii et täna me pakume võrdset konkurentsi Coopile ja nüüd me siis toimetame siin. No täna on esimene päev ja juba tundub, et tegelikult poele on elu sisse tõmmatud. No esimese päeva järgi ei saa seda öelda. Aga kuna me Abjas oleme siit 12 kilomeetrit eemal, oleme oma kauplusega sees ja me oleme näinud, et väga hästi läks käima. Nii et rahvas võtab meid väga soojalt vastu siin. Kuidas tundub? Kas hinnad on mõistlikud? Ma ei ole väga veel jõudnud vaadata ringi, aga ma arvan küll, sest ma olen varem Abja Paluoja poes Krossis käinud ja ma arvan ikka, et see on tore, et meil on siin konkurent tulemas. No mis teie arvate? On tore, et konkurent on olemas nüüd ja hinnad on siin ka paremad kui Coopis? Jah, ma käin kogu aeg Krossis. Aga enne ei olnud ju käia siin Karksi nuias kuskil? Viljandis, Mustlas, Abjas. Ikkagi hindade pärast? Ja kvaliteedi pärast liha on super, hakkliha on super. No küsiks siis teie käest ka, kas hinnad on nii head, et saab kohe korvi täis? Ikka saab jah, aga tuleb valida hinda ka, ega siin on valikud ka, et mida saad õrnema hinnaga võtta ja eks siis Krossi pood ongi natuke, nagu öeldakse, leebem võrreldes muuga. Krossi poe avamisest saab kasu tegelikult terve Mulgi vald, sest tänasest on positiivne konkurents siinse Coopi ja just äsja avatud Krossi poe vahel. Lisaks saavad inimesed tööd. Nii nagu meil kahjuks on, et tihtipeale on ju väiksemates omavalitsustes, eriti siin võib-olla ka Põhja-Eestis kaugemal Lõuna-Eestis, tihtipeale tulevad ette just sulgemised asutuste osas, poodide osas, siis see on tegelikult ju näitab seda, et see on vastuvoolu ujumine ja et on võimalik tegelikult ka siin avada poodi ja meil on hea meel, et ettevõtja näinud potentsiaali meie piirkonnas ja on juba teine pood teise aasta jooksul siia, mis on avatud saanud, nii et ja kui me vaatame täna seda inimeste vastuvõttu, inimeste reaktsiooni, seda hulka, siis kindlasti kahtlemata on see väga-väga oodatud. Ega meil ei ole ka, ei teki kindlasti igapäevaselt ütleme asutusi või siis ettevõtteid, kes saaksid luua siin 10+ töökohta, nii et see on kindlasti ka väga suur asi meie vallale.